On 23. märts 2020, esmaspäeva hommik. Olen tulnud linnakärast eemale siia looduse keskele. Plaan on looduses veeta 2–3 päeva. Oleneb sellest, kui külm ja ebamugav seal autos magada on, sest selles autos ma veel kordagi maganud ei ole ja täna hommikul termomeeter näitas -9 siia poole sõites, nii et eks näis. Aga miks ma siia tulin? Esimene põhjus on see, et tahtsin lihtsalt linnakärast eemale saada, kuigi praegu on Tallinn üsnagi vaikne koht, siis siiski seal on sellist müra ja kära ikkagi üsna palju ja ma pigem ikkagi pean ennast väga selliseks looduse inimeseks, et mulle meeldib vaikus ja selline lihtsalt kulgemine. Ja teine põhjus, miks ma täna siia tulnud olen, on see olukord, mis praegu meie riigis ja kogu maailmas on. See viirus, mis meil siin ringi luusib, et ka sellest lihtsalt eemale saada, et kogu sellest uudiste pealetungist ja sellest, mis seal sotsiaalmeedias ja Facebookis ja igalt pool jagatakse ja sellest lihtsalt mõneks ajaks nagu ennast välja lülitada. Tänane päev juba algas mega mõnusalt. 5 ajal hakkasin Tallinnas sõitma, et jõuda päiksetõusuks siia Raplamaale Rabasse. Tee peal juba taevas põles. Võin paar korda tee äärde seisma, et seda jäädvustada. Ja no see vaatepilt seal Rabasse on midagi, seda ei saa sõnadesse panna. Ma jõudsin Rabasse täpselt, kui päike oli üle horisondi kerkinud ja maa oli kõik ilusti härmas, laukad olid jääs. See raba vaikus koos lindude lauluga on hommikul ikka midagi sõnu seletamatut. Esimestel päevadel, kui see viirus Eestisse jõudis, siis ma uuendasin neid uudistesaite reaalselt iga 15 või 30 minuti järel ja see tahe nagu kohe teada saada, kui mingi uus number jälle on haigestunud või see oli nagu nii suur. Need viimased päevad see muidugi enam nii hull ei ole olnud, aga ma arvan, et see, et ma siin 2–3 päeva nagu üldse sellest eemal olen, ei muuda nagu oluliselt mitte midagi. Mina täna siin teen ikkagi endast parim, ehk siis hoian kõigist eemal, olen üksi, et mitte ise kuidagi see viirus edasi kandi alla ja enne veel, kui videoga edasi lähme, siis kui sulle see video meeldib, kui see annab sulle mingit väärtust, siis et YouTube'i algoritm oskaks seda teistele edasi soovitada. Mine jätta video all like, võid julgelt kommentaari kirjutada ja jaga videot ka ühe enda sõbraga või miks mitte kõigi sõpradega. Mina igatahes olen tänulik. Ööseks otsustasin tulla siis siia Mukri raba juurde. Ma ei tea, kas see oli õige otsus, sest praegu seal parklas veel mingi melu käis, kuigi õhtuni on veel aega natuke, aga loodan, et saan siiski öö üksi veeta seal ja üksindust nautida. Et ehk kedagi teist sama hullu pole, kes siin praegu miinuskraadidega ööseks tahaks jääda. Aga praegu siis sätin siin endal aseme siia taha valmis. Eile õhtul ma tegelikult tegin juba nende istmetega siin esimese katsetuse, lasin need alla, kuna ma siin autos kordagi varem ei ole ööbinud. Aga nägin ka juba esimest väikest murekohta. Põhimõtteliselt murekoht on seesama väike nurk siin, mis jääb siis istmeid alla lastes, et see pagasiruumi osa on siin tunduvalt madalam kui see
istmete osa, ehk siis siin on sihuke 5 senti, 6 senti sihukest serve pluss istmed lähevad ka veel veits nagu kaldega ülespoole. No nii, proovime ära. Kuidagi lühike tundub. Welcome to my crib. Selline mu ase siis sai. Mis mul siin on siis? Madrats. Siis et seda äärt siin veidi üleminekut veidi pehmemaks teha, siis siia alla panin veel siukse õhema madratsi. Siis siin on mul suvine magamiskott, kuna mul talvist ei ole, siis võtsin lisaks veel kodust kaasa oma teki ja padja ilusate lillade linadega, siis nagu näete. Okei, ei lase rohkem külma tuppa. Kui nüüd mõelda sellele, et mu eesmärk oli täna inimesi vältida, siis selle raba valiku osas ma just täkkesse ei pannud, aga nüüd õhtu hämaruse saabudes olen täitsa üksi siia jäänud. Ja kokkuvõttes oli täitsa mõnus matk siin väike. Siin kaitseala servas sattusin ootamatult ühe raielangi peale, värske raielangi peale, nagu reaalselt täpselt kaitseala kõrval siis servaga piirnes. See oli üsna nukker leid. Ja nüüd siin valmistan endale õhtusööki. Porru juba vaikselt kõrbeb siin. Kohe viskan peale veel ka tatra siin, ehk selline tatra roog tuleb. Tatar on mul ennem juba kodus valmis, siis keedetud. Selle teen lihtsalt soojaks panni peal ja sisse läheb veel päiksekuivatatud tomateid ja segan sinna hulka veel ka merevaiku tavalist ja siuke mõnus matkaroake tuleb siit. Kui ma nüüd ausalt ütlen, siis öö oli selline meeldivalt jahe. Magama jäin juba enne 10 ja kusagil 3 ajal hakkasin tundma, isegi varem 2:30 ajal hakkasin tundma, et selline jahe on kuidagi, jahedavõitu ja selline algaja viga, mis ma tegin, oli siis see, et ma ei katnud enda kaela ära ja kõik see põhiline külm tuligi just kaela peale. Ja ma ei tea, eks ma olen veits siuke külmavares ka. Termomeeter näitas autol seal metsa vahel selline -1 ja auto katus ja tagaluuk oli ka siuke ärmatus oli peal ikka, nii et ega seal autos sees ka palju soojem ei olnud, aga siis lükkasin auto sooja ja äratus oligi juba 4:30 ajal, nii et pidasin ilusti hommikuni vastu. Veidi soojem magamiskott endale vaadata, siis on täitsa äge niimoodi kevadisel ajal käib autos magada. Aga hommiku tulin nüüd siia, sõitsin Soomaale, käisin siin jälle rabatiiru ära ja wow.
nüüd siin valmistan endale hommikuputru ja kõrvale teeme siin ikka väikse rohelise tee ingveri ja sidruniga. Selline mõnus hommik siin Soomaal. Pudru läheb otse potist nagu üks õige mees kunagi. Kui nüüd natuke mõtiskleda selle teema üle veel, selle olukorra üle, mis meil siin ja maailmas täna on, sellisel üksik indiviidi tasandil, siis tegelikult see olukord on täiesti minu või ka sinu kontrolli alt väljas. See on paratamatus. Muidugi teadmatus on suur, et tahaks teada, millal see olukord lõpeb või kas endal õnnestub või lähedastel õnnestub sellest haigusest pääseda, mis majanduslikult üldse saama hakkab. Kas töö jääb alles ja nii edasi. Aga tegelikult see teadmatus on ju kogu aeg. Me ei tea kunagi ette, mis saab. Me võime küll plaane teha, aga elul on alati omad plaanid ja ma ei tea, kui tihti läheb niimoodi, nagu me plaaninud oleme. Praegu lihtsalt on seda teadmatust palju, et seda olukorda lihtsalt tuleb aktsepteerida, võtta seda niimoodi, nagu see on ja leppida sellega. Ja nagu klassikud on öelnud, siis olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis. Ükski kriis ei ole ju veel kriisiks jäänud. Alati on peale kriisi tulnud alati ka see tõus, kõrghetk. See loodusest toidu valmistamine on ka alati kuidagi selline teistmoodi ja kuidagi siuke erilisem. Toit tuleb palju maitsvam. Täna siis teen siin lõunaks endale täisterapastat. Sinna juurde tuunikala, kirstomateid ja segan läbi veel riivjuustuga ja selline mõnus pastaroake tuleb siin lõunaks. Otsustasin nüüd, et ma ikkagi teiseks ööks ja loodusesse ei jää, ehk siis piirdun sellise 2-päevase retkega. Aga mitte üldse sellepärast, et ma ei oleks nautinud seda, vastupidi. Lihtsalt natukene tuleb seda olemist siin veel soojemaks teha, et kui väljas -kraadid endiselt on. Aga muidu nagu täpselt see, mille pärast ma siia tulin. Olla kogu sellest uudiste pealetungist ja ka lihtsalt sotsiaalmeediast natuke eemal. 2 päeva oli juba väga selline puhastav. Et see on ka see, miks ma siia üksi tegelikult tulin, et lihtsalt see on minu jaoks kõige parem viis, kuidas ennast välja lülitada nagu täielikult. Vahepeal isegi täiesti unus ära, et mingi muu selline olukord meil siin nüüd on. Kui sa keskendud sellele ühele asjale, ühele tegevusele korraga, mis sa siin teed, et ei olegi vaja millelegi muule mõelda ja millegi pärast üldse muretseda. Aga kui sa selle videoga nii kaugele oled juba jõudnud, siis ma olen sulle mega tänulik ja endiselt, kui sa ei ole veel visanud video alla like'i või kui sa soovid neid videoid, selliseid taolisi videoid veel näha, siis viska kindlasti ka subscribe minu kanalile ehk siis telli nuppu eesti keeles. Aga ega ma vist muud ei tahtnudki öelda. Näeme varsti.